Tere, mina olen Ülle Puu Viljandi Taroka galerii stuudiost. Ma tõstsin seina pealt alla selle suure maali, et ma saaksin talle vähe ligemale minna ja kui ma teda näitan teile, siis et mul liiga käsi ei hakkaks värisema, et siin on vähe mugavam. Selle maali suurus on 90x70 ja ta on sellisel hästi tugeval 3D raamil. Siuke paks tugev raam, hästi kvaliteetne. Noh, aga kotkal ei saagi teistsugust raami üldse pannagi, suur ja tugev ja raske, nagu ta siin on. Ja nagu me kõik teame, siis kotkas on lindude kuningas. Ta on võimas, väärikas, suursugune, usaldusväärne. Ja Viljandimaa vapil on ka kujutatud kotkas, sinisel taustal tiivad laiali ja küünised haaramas. Ja tegelikult on kotkas piisavalt võimas sümbol, et olla paljude riikide vappidel, nii et täitsa uhke. Pildil keskmes ongi kotkas. Ta sümboliseerib julgust, vaimset kasvu, tõde, sisemist rahu ja elujõudu. Ja kotkast on peetud juba sajandeid pühaks linnuks, kes ammutab oma väe õhus lennates. Ja kotkal on väga terav nägemine ja seega ka sinul teravnevad sisemised tajud. Kotkas on seotud õhuelemendiga ja õhku seostatakse meie enda vibratsioonidega elus. Õhk on seotud meie usuga ja annab märku, et peaksime veel tegelema enda teadliku arendamisega ja kasvuga. Eks meie ülesanne ongi siin elus õppida, areneda ja kasvada. Kotkas on laskunud siin murdunud männipuule, hoiab siit väga kindlalt ja tugevalt küünistega sellest langenud puust kinni. Mändi peetakse ka pikaajalisuse sümboliks ja sitkuse sümboliks. Aga mändi peetakse ka selliseks jõukuse ja raha puuks. Aga antud juhul on männipuu murdunud. Ja elus on selline ajajärk, kus on transformatsioon, muutused, sünd ja surm. Linnud lendavad lõunasse ja kotkas jälgib neid väga terase pilguga. Sellel maalil domineerib pruun ja taevasinine toon. Ja pruun on tegelikult võrreldes sellise sinise õhuelemendiga maaelement. Maine ja asjalik, kus ongi olulisel kohal igapäevaelu, hakkama saamine, mugavus ja heaolu, küllus ja jõukus. Ja sellel maalil valitseb võrdselt maine ja taevalikult vaimne. See maal on ühtpidi seisev, murdunud meelega, elukulgu teiste lendu jälgiv, nagu elu seisak, aga see on ainult ajutine. Männist saab mööbel või küttepuu, kotkas tõuseb taas lendu ja ta jääb endiselt väärikaks lindude kuningaks. Ta tiib on asetatud niimoodi, et ta on nagu kaitseks kedagi või midagi. Samas nagu suunaks ja vaataks, et te lendate õiges suunas, lennake edasi, kõik on kontrolli all. Siis kui ma maalisin, siis ma tegelikult neid lindusid üle ei lugenud, et mitu lindu siia siis tuli. Ja see läbi minu käe
universum maalib siia maalile ja hiljem kokku lugedes sain ma 12 lindu. Ja 12 on väga selline väekas number, et number 12 ümbritseb meid. 12 kuud, 12 sodiaagi märki, 12 tundi, 12 põhilist olümpiajumalat. Jeesus Kristuse järel oli 12 apostlit ja nii edasi. 12 reguleerib ruumi ja aega. See tähendab kosmilist toimimist. Ja tegelikult number 12 on märgatud paljudes religioossetes ja vaimsetes kirjutistes ja traditsioonides. Number 12 on ühendatud 1 ja 2, et 1 on individuaalsus, mina juhin, ja 1 on seotud ka uute alguste, motivatsiooni ja edusammude, enesekindlusega, saavutuste ja saavutamisega, et mina ise olen number 1, kõnnin kõige ees, nii nagu see kotkas on siin number 1. Number 2 on duaalsus, diplomaatia, kohanemisvõime, partnerlus ja koos teistega. Mina siin kotkas jõuline, tugev ja teadlik koos teistega. Number 2 kajastub ka usu ja usaldusega ning teie jumaliku elu eesmärgi ja hingemissiooniga. Nii et see 12 ei ole tulnud siia lihtsalt niisama maali peale. Kui te näete number 12 oma elus tihti, et see number 12 hakkab kohe niimoodi silma, et sa jälle märkad, jälle on 12, siis see on sõnum inglitelt. Number 12 annab värku, et vanasid harjumused, mis on teie elus, neid tuleb muuta. Ja ei tohi lasta ennast takistada vanade harjumuste muutmisel. See käsib teil vaadata uusi kogemusi optimistlikult, kuna need toovad kaasa soodsaid ja positiivseid mõjusid ja võimalusi. See aitab saavutada eesmärke ning püüdlusi ning tõesti, et see nagu asendab vana uuega. Siis mantra selle maali juurde võiks olla selline, et ma luban endal lihtsalt olla ja jälgida, kuidas elu keeb ja kihab minu ümber. Ma olen hetkes, aga ma ei kaota valvsust. Ma puhkan välja elu sagimisest ja see on mulle lubatud. Ma luban endal olla niisama süümepiinadeta, sest ma tean, et toimub transformatsioon, vaimne muutumine ning kasv ja seda lihtsalt olles. Ma luban enda vaimsel füüsilisel kehal terveneda ja taastuda. Ma alistun sellele hetkele oma elus. Ma säilitan rahu, tasakaalukuse ja väärikuse. Väga väärikas, võimas maal. Hetkes olemises, hetkes lihtsalt olemises. Nii, viskame veel korra kaugelt pilgu peale. Aitäh!